Vanaproua asetab pakiautomaati raha, seda ühe meesterahva aitamiseks, kelle nimel talle kõne tegid petturid. Tegemist kenakese summaga, me räägime kohe kindlasti mitmest tuhandest eurost. Tundub, et petturid saavad kohe oma, aga ei. Politsei saab käe vahele. Kas seda sündmust jälgiti? Mis puutub nüüd nende kõigi petturite jälgimisse, siis sellist olukorda me veel ei ole suutnud tekitada, et me suudaks seda arvu nii väiksena hoida, et me iga juhtumi puhul juba eelnevalt teaksime, et kus inimesed on ohtu sattumas, et pigem ikkagi oleme reaktiivsed. Sõltub väga palju sellest, kui palju inimesed meile teada annavad, kui neid on üritatud petta või kui nad on pettusohvriks langenud. Ja ka seekord tegelikult see juhtum, kus naisterahvas pani heauskselt raha kurjategijate soovitusel pakiautomaati, tegelikult jõudis meieni läbi siis teise kannatanu, kes tegelikult meesterahvas, kes oli raha kaotanud üsnagi märkimisväärses summas. Meesterahvas, kes siis oli ohvriks langenud, sai aru, et teda kasutatakse ära ja andis sellest politseile teada. Proua sai raha tagasi. Ma arvan, et eks paljud inimesed teavad, et meie üldine sõnum on, et kui raha on juba ära antud, ära läinud, siis kurjategijad on üles ehitanud oma skeemid selliselt, et raha liigub väga kiiresti kas riigist välja, kas läbi erinevate pangakontode tuvastamata kohtadesse, krüptorahasse ja seda raha tagasi ei saa. Et see, ma arvan, et selles mõttes on see positiivne üllatus sellele kannatanule. Pettused meie ümber pole kuhugile kadunud ja sinna lõksu langevad nii noored kui vanad. Näiteks saavad pangadki juba lihtsamalt jälgida võimalikke skeeme. Me näeme näiteks, et hakkab ühes suunas väga palju tehinguid ühele kontole liikuma kuskile välismaisele kontole ja tegelikult me saame aru, et seal ei ole taga ei teenusepakkujat ega mingisugust konkreetset isikut, vaid tegemist ongi näiteks mingi pettusliku kaubaga, mida üritatakse müüa näiteks Facebookis, kus iganes, et siis me tegelikult saame peatada need maksed tõepoolest. Kuidas aga hinnata pettuskeemidest just seda postipakiautomaatide skeemi? Ja see on kindlasti üks top 3-st, ütleme niimoodi, kui me räägime nendest masskelmustest, et kurjategijad ilmselt kasutavad kõiki võimalusi ja on oma süsteemid üles ehitanud selliselt, võtavad viimase raha ära ja võtavad veel kannatanu nimel laenu ka, kui vähegi võimalik on. Et jah, kindlasti esimene eelistus on liigutada raha läbi pangakontode, see on kurjategijate vaates kõige kiirem, operatiivsem võimalus, aga sellisel arenenud võrgustikel on olemas ka kohapealsed, ütleme siis jooksupoisid, kes selles kuritegelikus skeemis osalevad, kes on valmis tulema ka koha peale kellegi koju raha või pangakaart vastu võtma ja kolmas tõesti skeem on see, et see kannatanule tekitatakse veel lisavaev ja palutakse siis erinevatel ettekäänetel kas pangakaart, kas sularaha suuremas summas, siis näiteks pakiautomaadiga kuhugi saata. Politsei andmetel on viimase kuu jooksul õnneks summad, mis petturite saageks langenud, vähenenud. See ei tähenda, et erinevaid pettuskeeme oleks vähemaks jäänud.